Kui sinu human design keskkond on ka orud ja ma ütlen ka sellepärast, et orud on minu loomulik keskkond ja väga võimalik, et sa oled näinud mind ka juba ohtralt aega veetmas erinevate jõgede läheduses ja et voolav vesi on üks mu lemmikuid, aga orgude inimesena alustuseks jaa. Orud, füüsilised orud võivad sulle mõjuda väga-väga hästi. Sa võid tunda seal, kuidas sa jõuad kehasse kohale, kuidas sa oled hästi maandatud, sellised looduslikud, loomulikud helid on sinu jaoks hästi olulised, sa oled sagedustundlik, mis tähendab seda, et see, millises info ja ka müraruumis sa viibid või liigud, on sinu jaoks väga oluline. Inimeste helisagedus, häälekõla, hääletämber, see kõik edastab sulle väga olulist infot. Selline tühipaljas müra, lihtsalt hästi palju müra pärast koormab ja rusub sind. See mõjub su kehale, su füüsilisele tervisele hästi halvasti. Sama puudutab ka sellist täielikku eetrivaikust, et mõlemad ei ole sulle. Parimal juhul on sul võimalik elada ka sellises kohas, kus sa tegelikult kuuled mingisuguseid loomulikke looduslikke helisid. On hea, kui sa oled ühenduses, kas siis kitsas või avaras ühenduses, endale oluliste inimestega, nendega, kellega sa saad päriselt olulistel teemadel rääkida. Orgude puhul on hästi oluline see, et pöörata teadlikult tähelepanu sellele, et see, mida sa välja paned, tekitab ka mingisugust vastukaja, mis tähendab seda, et tasub pöörata tähelepanu sellele, mida sa paned välja. Nüüd kitsaste orgude puhul vastukaja tuleb üsna kiiresti ja on oluline, et mingisugused inimesed mingis valdkonnas teaksid sinust. Ehk siis sisuliselt sul on oluline teha häält sinu jaoks olulistes ringkondades. Kui me räägime sellistest avaratest orgudest, siis taaskord tasub teha häält. Tasub olla nähtav, orud on väga tugevalt seotud info edastamise, kommunikatsiooni, õpetamise, koolitamisega, avaliku esinemisega. Ja kui sul on avarad orud, laiad orud, välisvaid, siis tasub arvestada sellega, et vastukaja tuleb viitega ja tasub panustada avalikule esinemisele oma mingisuguse sõnumi, mingisuguse info inimesteni viimiseni. Ja nii kui sa teed häält, siis varem või hiljem, pigem siis hiljem tuleb ka mingisugune vastukaja keskkonnast. Aga häält on sul vaja teha, kõnes või kirjas, enda sagedust tuleb välja panna ja panustada tasub kommunikatsioonile, suhtlusele, suhtlusringkondadele, eneseväljendusele. Kui sa tahad rohkem teada, siis minu humandesign.ee/keskkond ja sealt leiad ka ühe päris ägeda lisavõimaluse.